Vabariigi president Kersti Kaljulaid alustas esmaspäeval oma 2-päevast visiiti Võrumaale, mis on ühtlasi ka riigipea viimane niinimetatud tutvumisvisiit Eesti maakondadesse. Pärast lõunal Võrumaale jõudnud riigipea külastas Kirumpääl asuvad jalatsitootja Tritiko, kus juba 1993. aastast valmistatakse sandaale, toa- ja võimlemissusse, aga ka pastlaid. Kuna meil on hästi hooajalised tooted, siis kuna praegu peaks olema kalendri järgi suvi, siis ikkagi põhiliselt lähevad sandaalid ja sellised suvisemad jalatsid. Aga kuna meie sussid ja võimlemissussid on ka kogu aeg nii-öelda aasta ringi tegelikult kasutuses inimestel, siis ka loomulikult need müüvad ja mõeldes, et laulupidu, tantsupidu on ju sellel aastal, noorte laulu tantsupidu, siis loomulikult ka pastlad on sellel aastal hästi liikumas. Ja mitu pastlapaari päeva jooksul ära jõuab teha? Jäämatsused on, igaüks teeb nii nagu jõuab. Ega see ei ole lihtne töö, see on raske. Kui pool päeva juba ära teed, siis on villid ka võib-olla taga. Ettevõte on nüüdseks kasvanud Ida-Euroopa üheks suuremaks sisetaldade tootjaks, kus saab tööd ligi 150 inimest. Pool meie toodangust müüme Eestis ja pool läheb eksporti. Et selles suhtes lähiriigid, põhiliselt Soome, Rootsi, Norra, Läti, Leedu, kaugematest Venemaale ka, kaugematest riikidest vast siis Sloveeniasse ja veidi ka Saksamaale. Kui tähtis Tritikol on see, et president nüüd käis siin tehast vaatamas? No ma arvan, et see on ikka kõigile meile väga suur tunnustus, et kui ikka Eesti esimene nii-öelda leedi meid külastab ja kindlasti töötajatele ka väga suur tunnustus. Ja muidugi presidendi proua oli väga selline meeldiv inimene, et selles suhtes oli väga tore taga vestelda kõigil teemadel. Teisipäeval külastab riigipea muu hulgas Kaitseväe Nursipalu harjutusväljakut, osaleb Võru raudteejaamas toimuval küüditamisohvrite mälestustseremoonial ning tutvub aktsiaseltsi Toftan uue saeveskiga Varesel.